Pärast sõda Iraaniga keskendusid Ameerika Ühendriigid kogu oma tähelepanu Venemaa sõjale Ukraina vastu ning Vladimir Putinil on aeg lõpetada mängud ja lõpuks sõlmida rahuleping. Sellise avalduse tegi täna Ameerika president Donald Trump kohe pärast kohtumist Volodymyr Zelenskiga G7 tippkohtumise raames. Lisaks tunnistas Trump esimest korda, et Vene diktaator Vladimir Putin on praegu Ukraina sõja osas nõrgemas positsioonis. Ja lisas, et valmistab ette kõigi Venemaa vastu kehtestatud naftasanktsioonide taastamist, mis olid tühistatud Lähis-Ida sõja taustal. Zelenski näitas Trumpile fotot Vene droonirünnaku järel purustatud Kijevo-Pečerski lavrast, rääkis tegelikust olukorrast rindel ja vihjas, et Venemaad ootab ees keeruline talv, kui Vladimir Putin ei nõustu sõda lõpetama ja enne talve läbirääkimiste laua taha istuma. Talv, kui Vladimir Putin ei nõustu sõda lõpetama ja enne talve läbirääkimiste laua taha istuma. Zelenski pakkus Trumpile välja kohtumise formaadi Putiniga, millest Kremlis diktaatoril oleks raske keelduda, kui just Donald Trump selle nõuaks. Ei Zelenskil ega Trumpil ole ju mõtet Moskvasse lennata. Ja täna vihjasid juba Euroopa ametnikud, et juba sel suvel püütakse Vene diktaatorid punkrist välja meelitada tõelistele läbirääkimistele. Võtame siis kokku Donald Trumpi ja Zelenski kohtumise esimesed tulemused G7 tippkohtumise raames Prantsusmaal. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, Ukraina ja USA presidentide Zelenski ja Trumpi kohtumine siiski toimub. Kohtumine toimub G7 tippkohtumise raames Prantsusmaal, kuigi mõned lääne meediaväljaanded kirjutasid varem, et sellist kohtumist ei tule. Ja kohtumise tulemused räägivad juba paljustki. Aga alustan seda saadet ühe lühikese videoga, mis võib paljudki selgitada ja mida paljud jätsid tähelepanuta. Aga see näitab, kui palju erineb Ameerika ametnike suhtlus Zelenskiga kulisside taga ja avalikkuse ees. Videos, kui Trump siseneb G7 tippkohtumisele, on selgelt näha, kuidas tema taga Zelenski ja USA välisminister Marco Rubio suruvad kätt ja kallistavad üsna tugevalt. Nüüd läheme asja juurde. Marco Rubio kallistab tugevalt. G7 tippkohtumisel kallistab USA välisminister Marco Rubio. Trump siseneb videosse Trump G7 tippkohtumisel, USA välisminister G7. Välisminister Trump ja välisminister suruvad kätt, USA välisminister Marco surub kätt, piisavalt, välisminister Marco Rubio. Videos, kui Trump ja välisminister suruvad kätt, kallistavad nad tugevalt. Siseneb G7 tippkohtumisele kallistab, ilmub G7-le välisminister Rubio. Trump, välisminister Rubio suruvad kätt. Ning kohtumisel Trumpiga arutati Ukraina õhutõrjejõudude tugevdamise küsimust. Eeldõiga arutasid nad isiklikult ideed anda Ukrainale Ameerika litsents Ameerika õhutõrjesüsteemide, nagu Patriot ja nende rakettide tootmiseks. Eraldi arutati tippkohtumisel Ukraina ettevalmistusi järgmiseks küttehooajaks. Ja siin ütles Zelenski, et vana kiilaspaist vanameest Vladimir Putinit tuleb kiiresti tema punkrist välja tuua ja läbirääkimistele viia, ning seda tuleb teha enne talve. Tema sõnul on see oluline nii Ukrainale kui ka Venemaale. Samuti rääkis Zelenski, et arutas Trumpiga võimalust korraldada kohtumine Vene diktaatoriga Ameerika Ühendriikides kindlas formaadis. See oleks Donald Trumpi isiklik algatus ja kui Putin ka seekord kardab ning lukustab end taas oma punkrisse, siis peaks lõpuks ka USA midagi ette võtma. On ilmne, et see ehk Vladimir Putini kiilakas arusaamatus lihtsalt ei taha seda sõda lõpetada. Lisaks tuletas Zelenski meelde, et ta pakkus Vladimir Putinile kohtumist ükskõik kus ja ükskõik millal, välja arvatud muidugi see räpane Moskva, mis ei huvita kedagi. Arutati isegi kohtumise formaati Putiniga G7 tippkohtumisel koos kõigi demokraatlike riikidega. Aga Putin kartis jälle midagi. Tema pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Putinile ei pakutud väidetavalt midagi ja kordas taas, et Zelenskil tasub Moskvasse tulla.
kuna vana kiilakas vanamees Vladimir Putin on ikka väga kehvas seisus ja tema põlved värisevad, kui ta kuuleb, et peab punkrist välja tulema ja kuhugi maailma välja sõitma. Ja pärast tänaseid läbirääkimisi Zelenskiga Prantsusmaal tunnistas Trump, et Putin on praegu nõrgemas positsioonis ja kutsus teda lõpuks lepingut sõlmima. Esiteks teatas Trump, et pärast sõja lõppu Iraaniga on USA fookus nihkunud Ukraina ja Venemaa vahelise rahu saavutamisele. Trumpi sõnul pidas ta 14. juunil väga head telefonivestlused Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa diktaatori Vladimir Putiniga. Pärast seda ütles ta, tsiteerin, mulle tundub, et me suudame midagi ära teha rahu saavutamise küsimuses. Tõesti suudame. Ma arvan, et mõlemad on selleks avatud. Nüüd, kui sõda Iraaniga on lõppenud, keskendume sellele ja vaatame, kas suudame asja lõpuni viia. Hiljem ütles Trump veel, et Putin peaks lõpetama mängude mängimise ja edasi jälle tsitaat. Kuulake, Venemaa peab sõlmima kokkuleppe. Venemaa on kaotanud tohutul hulgal inimesi, nagu ka Ukraina. Eelmisel kuul kaotasid nad 35 000 sõdurit. See, mis seal toimub, on lihtsalt hullumeensus. Nad jätkavad sõdimist ja kaotavad sõdureid. Zelenski ja Putini vahel valitseb tugev vastumeelsus. Ja pärast Trumpi ja Zelenski kohtumist rääkis Deutsche Welle ajakirjanik Michaela Kefner, kes on praegu tippkohtumisel tänaval, et USA president tunnistas, et Vene diktaator Vladimir Putin on praegu Ukraina sõja osas nõrgemas positsioonis. Järgneb tema tsitaat. Trump kuulas ära Zelenski ja Euroopa liidrid ning tunnistas, et G7 tippkohtumisel Ukraina olukorra arutelu käigus on Putin praegu nõrgemas positsioonis kui varem. Samuti teatas Trump, et USA plaanib peagi taastada Venemaa vastu kehtestatud naftasanktsiooni. Kuna naftatarnete olukord paraneb USA ja Iraani vahelise kokkuleppe taustal, seetõttu pole Vene naftat maailmaturul enam nii suurtes kogustes vaja. Tuletan ka meelde, et juba märtsis peatasid USA tegelikult osa sanktsioonidest Venemaa vastu. Jutt käis sellest, et lubati eksportida juba laaditud Vene naftat ja naftatooteid. Washington õigustas seda sammu sellega, et Iraani vastu peetud sõja tõttu blokeeriti Hormuzi väin, mis muutis oluliselt keerulisemaks nafta tarnimise Lähis-Ida riikidest. Täna ütleb Trump, et olukord on muutunud, seetõttu pole Vene naftat maailmaturul enam sellises mahus vaja. Seda võib uuesti blokeerida. Ja täna kohtus Zelenski G7 tippkohtumise raames paljude Euroopa liidritega ja mitte ainult. Seal oli näiteks Kanada juht, samuti USA juht. Ja on ilmne, et arutatakse just seda ideed läbirääkimistest venelastega Euroopa osalusel. Ja nüüd teatas Saksamaa välisminister Johann Wadefull, et rahu läbirääkimised sõja lõpetamiseks Ukrainas võivad alata juba sel suvel, kuna sõda on tegelikult ummikusse jooksnud. Kuid samuti ei tohi unustada, et telefonikõne ajal Vladimir Putiniga 14. juunil lubas Trump Venemaa diktaatorile avaldada survet Zelenskile ja Euroopale ning saadab taas Moskvasse oma saadikud Vitkovi ja Kushneri. Ja täna teatas Moskvas Putini abi Ushakov juba, et loodab, et Trumpi saadikud saabuvad Moskvasse reedel pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe allkirjastamist Genfis. Ja pärast seda, kui venelased on neile ajupesu teinud, muudab Trump tavaliselt järsult oma retoorikat. Nii et jääb loota, et Euroopa suudab siiski Donald Trumpi ümber veenda. Siinkohal panen siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse selle saate all. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen selle eest tänulik. Seda saab teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või makseandmete kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head. Subtiitrid koostas Siimann.